mina elan Tallinnas ja ma ei oska vene keelt absoluutselt. Nagu mitte midagi. Ja väga raske on. On nii kahju, vene keelt ei oska. Iga keel, mis sa oskad, rikastab sinu elu. Ja ma elan Tallinnas, mul on raske, sest ma ei oska vene keelt. Mitte isegi mingi sellepärast, et töökohta on raske saada või midagi. Aga rohkem nagu sellepärast, et vaata, kui keegi sind sõimab, sa ei oska midagi vastu öelda. Võid olla kuskil baari, siis mingi niuke vene põkk tuleb selle õlaga, siis debiil. Ja siis sa pead lihtsalt seisma seal. Спасибо. То, что примечательность, Дед Мороз, это жизнь, это карма. See vaatab, et ta on narkomaan, blät. Hookseb ära. Mitte midagi lihtsalt. Jumala raske. Ja, selle tõttu ma ei heidagi kunagi ette teelt, kui venelastel on võib-olla raskusi eesti keelega. Sest ma koolis õppisin 7 aastat, õppisin vene keelt. Mitte midagi ei ole näidata selle eest. Pärast 7 aastat ainukesed 3 sõna, mida ma teadsin. Nahhui, pohhui ja pitva ekstra sõnsov. Selgelt nägijate tule, bro. Ja, ma ei tea, huvitav, kas need venelased, kes väga eesti keelt ei tea, kas nad õpivad ikka need põhi nagu 3 sarnast sõna eesti keeles ära? Et mingi Tiima läheb kodakondsuseksamile, siis küsitakse, et poeg, mida sa oskad? Siis Tiima üli entusiastlikult, putsi, tura ja tantsud tähtedega. Eksamineerija tuleb pisar lihtsalt. Suitsupääsuke lendab üle pead. Kodumaa poeg. Aga jaa, mõtle, 7 aastat lihtsalt mitte midagi näidata ei ole, mitte midagi ei oska. Ja mul vene keel oli veel 5 ka. 5. Latt oli nii madalale seotud, vaata. Keegi teine, ma õppisin pähe. Teised ei viitsinud pähe õppida, nad mingi said 2 ja värki. Kui mul mingi luuletus oli vaja õppida pähe, ma õppisin pähe. Ma läksin lihtsalt klassi ette nagu rockstar. Panin seal kari Vanka, Vstanka, Jolki, Palka. Triitsei, Tšassi, Krasnõi, Malka. Ja õpetaja jaoks oli ka latt nii madal, ta polnud midagi sellist varem näinud oli. Eta Puškin, eta Dostojevski. On seal nagu ka nii esna. Tahan nüüd kohale tagasi minna, ma rohkem ei oska. Lihtsalt õppisin pähe ja kui kodused tööd olid, ka väga lihtne. Mu ema tegi minu eest kõik ära. Minu eest kõik ära ja hea meelega ka veel tegi. Ta tahtis teha. Sest ma ei tea, kas siin on keegi, kes on lapsevanem, tehke häält? No ma usun teid küll, jah. See kõlas väga väsinult praegu. Kui te olete lapsevanemad, ma ütlen kohe ära teile, pärast mingi 2.–3. klassi sa ei saa sittagi aru, mis su laps õpib koolis. Sa pead lihtsalt teesklema enam-vähem, nagu, mis seal toimub. Vaatame selle matemaatika kodude üle. Ja siis vaatame. No tundub õige. Ma ükskord läksin ise ema juurde, küsisin, kas sa mind keemiatööga saad aidata ja siis ta vaatab. Sul vene keelega ei ole abi vaja. Tänu temale sain 5 ja siis ise ei osanud mitte midagi muidugi. Maksis kätte ükskord, ema oli kuskil sugulastel külas, ta ei olnud kodus, me olime õega üksi kahekesi kodus. Ja ma mingi kell 11 õhtul avastan, et mul on järgmiseks päevaks mingi lehekülje pikkune tõlge vajad ja emat ei ole. Ja ma mõtlesin, proovime. Äkki saan ise hakkama? Hui saan. Ma vaatasin seda lehte selle venekeelse tekstiga, mul hakkas ninast verd jooksma. Küsin õe käest, et kuule, et sul on ka 5 ju vene keel. Aita. Õde vaatab mind, mis sa arvad, kelle käest mina küsin? Kus see ema on? Mul on full paanika hoog lihtsalt, issand jumal. Ma saan vene keele 2, õpetaja saab teada, et ma olen valetanud talle, ma tegelikult ei oska.
kelle käest ma küsin, on ju. Ja kus häda kõige suurem, seal abi kõige lähem. Telekas mängis parajasti, reklaam oli, hiline õhtu ka, et siis sealt tuli see, et 900 2005. Helista mulle, küsida võib kõik. On kohe nagu, kõike või? No miks siis vene keele tõlge siia alla ei peaks käima? Pärast ema jumala vihane lihtsalt, miks meil on 3000 kroonine telefoniarve? Sa helistasid erootikaliinile. Ma olen lihtsalt, kooliprojekt. Vaat inglise keelega mul ei olnud seda muret. Inglise keelega, enne kui ma kooli läksin, mingi baas oli olemas juba, mingi arusaamine, sest ma lihtsalt väiksena olin kodus, vaatasin hästi palju telekat, vaat mingeid multikaid asju, kõik inglisekeelsed. Nii et põhimõtteliselt mul oli mingi arusaam olemas, ma läksin kooli juba teadmistega. Ma olin solvunud, kui mulle õpik anti. Kus tuled selle õpikuga? Mis õpik? Mul on Cartoon Network. Mis kuradi past, present, perfect, simple, continuous. Ma olen näinud 300 episoodi Dexteri laboratooriumi. Ja tead mis? Eile oli see omelette du fromage osa ka, nii et ma oskan prantsuse keelt ka. Koolil pole mulle midagi õpetada. Vene keelega ei olnud nii lihtne, vaata. Meil ei ole Eesti kanalites, meil ei ole mingit venekeelset programmi. Suur osa eestikeelsest programmist on lihtsalt inglisekeelsed filmid ja saated, pluss mingi Netflix tänapäeval. Ja sul on nii palju, sest Eesti kanalitel on kvaliteetsaateid ka. Kui sa oled laps, sa saad multikaid vaadata, on ju. Kui sa oled mingi vanem, sul on kvaliteetseriaalid, mis meil on olnud Eesti kanalites, mingi Sopranod, ma ei tea, Breaking Bad, House of Cards, Game of Thrones. Mis meil venekeelsest asjast Eesti kanalites on? Võimalik vaid Venemaal. Millal sul seda vaja läheb, mida sa sealt õppida saad? Et nagu juhul, kui kuskil on gaasiplahvatus, siis sa saad jopt või mait. Suht väike võimalus ju, et see jõudub. Ma ükskord ütlesin kodus ema kuuldes, ütlesin jopt või matt. Ema oli, ei. Siukest kõnepruuki, ei, nii ei öelda. See on jopp, tvaju, matt. Ma ütlesin talle, et vaat sellepärast sa mu koduseid töid teedki.